autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule. Tere kuulajad! Autotund on jälle eetris, järjekordne selline suvise graafiku järgi stuudios Tarmo Tähepõld, teisel pool Martin Mets Geenius uudisteportaalist ja minedes suvega on niimoodi, et eks mingid autouudiseid on, aga üldiselt on ega väga palju ei toimu. Selles mõttes, et ega ju uusi mudeleid sellisel suvisel ajal ei tooda välja. Seoses sellega mulle meenus, ma panen siia faili kirja veel üks proovisõit, mis mul oli, sellest ma kindlasti tahaks rääkida, nii et tuli just üks asi juurde. Kuidas sul see oli meelest ära läinud? Täpselt, sellepärast, et nii palju suvel toimub muus isiklikus elus igast toimetamist, et tööasjad kohe ei meenugi. Kuule, aga alustan ise näiteks sellest, et enda nädalast ja nagu sinagi olen ka mina nüüd siin viimasel ajal tegelikult puhanud ja rohkem tegelikult mööda Eestimaad ringi sõitnud. Ja on üks asi, mida ma olen tähele pannud, et kui tundus, ütleme, et aprillist juuni kaasa arvatud tundus, et siin Eestis enam politsei kiirust ei mõõdagi, siis nüüd ikka on kõik kohad täis olnud nii mobiilsed, nii tee ääres politseinikud mõõdavad. Ma ütleks, et väga palju on tegelikult viimasel ajal mina olen kohalt kiiruse mõõtmist täiesti erinevates Eesti otstes ja ma ütleks võib-olla isegi niiviisi, et võib-olla see kõik on nagu juhus ja see valim on kindlasti väga nagu suhteline, aga võib-olla rohkem, kui ma kunagi elus olen näinud. Aga sa oled ka ikkagi ju väga palju nüüd ringi sõitnud. Asi on selles, sa oled sõitnud ka sellistel trassidel, nagu ma tean, mis on sellised populaarsed puhkuse sihtkohad. Et mitte sa ei sõida kuskil taga Võrumaal, vaid ikkagi selliseid populaarseid suundasid pidi. Said kirja ka midagi või? Ei saanud, aga ma sellest tahtsin ka kohe rääkida, aga ega ma sõidan iga aasta neid kohti ja ega muidu nagu need kohad, kus ma tavaliselt sõidan, kas seal ma olen näinud, et ikkagi tõesti nagu väga palju, et eks see on kindlasti nagu tunnetuslik, aga kirja midagi ei ole saanud, selles mõttes, et ma olen väga rahulikult sõitnud ja tegelikult selles mõttes on nagu hea, et ma olengi käinud saartel, Vormsil, Saaremaal. Praam läheb, sihid seal, et 15 minutit enne praami kohale. Ega sul ei ole mõtet kiiremini sõita, ega sul ei ole mõtet aeglasemalt sõita. Sõidad ikka selle ajaga, mis sinna sõidad, jõuad kohale õigel ajal, ega sul ei ole seal rohkem mõtet passida, kui sa natuke kiiremini sõidad ja 2 minutit varem kohale jõuad. Et selles mõttes nagu pole nagu õnneks nagu kiiret olnud ka. Pigem kuskil kiiremini sõitnud kuskil väikestel ja huvitavatel teedel, kus kiirusepiirang 90 ja seal juba 70 mõnes kohas sõidad, siis on päris kiire. Muidugi see uued praamid vist tähendab seda, et ma ei ole ammu praami järjekordi kohanud. Ma olen läinud ka Hiiumaale mitte nüüd see aasta, eelmine aasta jaanipäevasel ajal niimoodi, et minul oli broneering ja mul tuttaval ei olnud ja ta tuli põhimõtteliselt järgmise praamiga kui mina. Ta pidi ainult ühe praami ootama, mis Hiiumaa puhul küll on, eks ju, natuke pikem vahe, aga ainult ühe praami ootama ja sai peale. Ei ole sellist enam, kus inimesed hommikuni peavad istuma seal 5 kilomeetrises järjekorras. Ja siin on mõned üksikud hetked on, mis aasta peale just Vormsil räägiti ka, et ma jõudsin sinna nädala sees ja nädalavahetusel oli olnud Vormsil mingi suur festival, mille nime ma ei mäleta, kus ma just vaatasin, et sellel ajal ei läheks ja siis oli ikka olnud niiviisi, et kõik need reisija kohad nii-öelda, kas jala tulevad üle, ka need kohad olid kõik välja müüdud, et see praam oli olnud täislastis niiviisi. Ja et on nagu mõned kohad nagu, mõned hetked on niiviisi, kus aasta jooksul juhtub, aga üldiselt vist mina ei näinud ka mingeid järjekordi, mul oli kogu aeg bronn ka, aga tundus, et oleks olnud ilma bronnita samale praamida. Et väikesaartega on see lahe asi, et paljudel on see oma see saare auto ja kui sa Vormsil lähed, see sadamaäärne parkla on päris kihvt
päris kihvt autovalik, sest sinna ostad sellise auto, mis sulle meeldib, sa ei pea seal eriti mõtlema, et sellega on mul vaja sõita siin ju aeg-ajalt ka kuhugi, ma ei tea, 300 kilti Võrumaale ja kõik, vaid sa ostad selle, mis tahad ja vist, kui mina see aasta käisin Vormsil, ma nägin seal parklas omanikku ootamas, ma eeldan, et need olid need autod, näiteks 4 vana Land Roverit. Seal oli, väga äge autovalik oli. Kusjuures Vormsiga seoses veel, et Vormsil ma olen elu jooksul käinud vähe, aga mul tuleb meelde lihtsalt kunagi, kus ma väga ammu seal käisin. Ja siis oli niiviisi, et ütleme niiviisi, et seal praami peal, see praam sõit 45 minutit, eks ta vana praam sõitis seal võib-olla tunnikanti, midagi sellist. Et härrasmehed seal ikkagi 20 aastat tagasi kõik istusid ja võtsid joogid juba ette ja siis jõudsid saarele ja siis sõitsid kõik minema saare peale laiali. Ja ma seal saare peal rääkisin, siis tegelikult see legend pidi olema siiamaani, et ega seal nagu politseid ei ole, et võta need joogid ja sõida ja nii edasi. Aga siis politsei pidi vahepeal paadiga ikka käima seal saare peal üllatamas ja pidi ikkagi olema see sellist nalja küll, et nüüd see suvi ka, et üks naine oli pidanud siis seal järjest 4 autot maha sõidutama sealt selle praami pealt, niiviisi ükshaaval käima ja sõitma need sinna kõrvale ja siis uue auto ja sõitma kõrvale, sest järsku oli politsei sinna välja ilmunud, sest pidi siiani olema see legend, et seal on nagu suva, sest seal politseid ei ole, aga tuleb välja, et on küll ja tuleb selleks valmis olla, et tohi sellist lollust teha. Mina käisin seekord rattaga, ehk mul oli oma jalgratast kaasas, siis jätsin auto mandri poole peale parklasse ja Vormsi on tegelikult rattaga, kui keegi nüüd mõtleb, et kui suur ta ikka on, täiesti sõidetav, et mina pidin minema peaaegu saaret täiesti teise otsa ja on jah veidike väntamist, aga ma ütlen, et sellise mitte sportlase, aga nagu sellise temposõiduga, et sa, ühesõnaga, mul oli ikkagi korralik käikudega ratas, et umbes 40 minutiga läksin ära. Ma ka üks aasta võtsin sealt sadamast selle rendiratta, sellega saad keskele poodi, aga siis pead tegema ikkagi pikema puhkus. Ma tegin ikkagi ringi seal ikkagi, ma ei tea, 25 kilomeetrit midagi sellist, aga vahepeal pidin ka kohalikus kõrtsis käima mutrivõtmeid laenamas, et pedaalid tagasi saada. Aga üks asi tegelikult, kui me juba siin oleme, tahtsin veel rääkida, on see, et kas juulis oli ilus ilm? Ma ei tea, mina tulin poole juuli pealt kodumaale tagasi ja enne seda kuulsin küll ainult kodumaalt häda ja haledust, aga pärast seda läks kõik ilusaks, kui mina tagasi tulin, nii et suur tänu mulle kõigi teie poolt. Aga see on lihtsalt see sama asi, et tegelikult juulis oli Eestis oluliselt vähem liiklusõnnetusi kui juunis ja hoolimata sellest, et ilmad olid ilusad ning et seekord seda korrelatsiooni hea ilma ja suure õnnetuste hulga vahel ei olnud õnneks. Vot, aga selge, mina olen ka palju sõitnud, aga õnneks on ka, mul on see veis lahti, aga ma üldse ei räägi sellepärast, et õudselt politseid vältida, kihutada, vaid ma lihtsalt nägin selle veisi järjekordset head omadust. Nüüd siin eile sõites siis põhitrassil ehk siis Tallinna-Tartu maanteel, Tallinna suunas ja kuskil pärast seda tikupoissi ja veel nagu edasi, kuidas on kolonn, pühapäeva õhtu on täiesti tavaline, tekib mõni aeglasem auto ees, las ta olla. Aga kuidas üks Chrysler Voyageri bussiga, küll ta üritas seal suruda, et polnud nagu isegi mingi sportauto, millega sul lihtsalt on see tunne, et sa tead küll, et sa ei võida, aga nagu vähemalt naudid oma kiirendust. Küll ta pressis ja siis ta pidi jälle tagasi reastuma, sest kurvi tagant tuli auto. Aga ma just mõtlen, kas ta ei näinud seda, et veis näitab, et 3 kilomeetri pärast on 2+2 tee. Ehk et kui sa sõidad palju, siis sa tead seda. Aga võib-olla ta lihtsalt ei olnud seda teed sõitnud, et see tegelikult ka õudselt aitab selle vastu. Et sa tead, et 2 või 3 kilomeetri pärast on mingi reaalselt 3-4 minutit. Sa saad juba teha kõik need möödasõidud täiesti turvaliselt, et nagu see aitab hästi palju kaasa. Kasutage veis, siis te näete ka, millal tulevad need 2+1 teed. See on ilusti seal veisi üleval nurgas näha, et mitu kilomeetrit, et ta ei näita sulle seal üleval seda, et nagu näiteks, ma ei tea, sul järgmine vasakpööre on 130 kilomeetri pärast liivalaiale, vaid ta ikkagi mingi hetk näitab neid tee taseme muudatusi.
ehk siis järgmise mingi sellise olulise teeni. Võt, selline väike lifehack. Aga mis mul 2 asja. Üks oli väga meeldiv üllatus. Võib-olla ma räägin, mul on üks Volkswagen Golf 5, mille ma ostsin hästi odavalt, sest et tal on mõned hädad küljes, sellest oli vaja omanikult kiiresti ka enne automaksu ja seda kõike, et teeme tehingu ära. Et tal on täpselt sellist vead, midagi, mis tal hooratta või käigukastiga koliseb, midagi on tal ajusviga. Täpselt nagu nii suured probleemid, et selle auto hinda arvestades mul vist ei ole mõtet nendega tegeleda, kuniks nad üles ütlevad. Auto ise muidu jumala korralik tundub. Ja mul sai nüüd juulis ülevaatus läbi. Ja mul ei olnud aega sellega tegeleda, käiks, teeks korda või vaataks, et kas üldse läheb ülevaatusest läbi enam. Aga olin üks päev seal Rocca al Mare, kuskil ma olin. Tuli mõte, et käiks ülevaatusel ära. Ja ma saan ju siis teada, mis tal viga on. Ja siis on parimal juhul korduv ülevaatuse või halvimal juhul. Jah, mis ei maksa väga midagi. No sa maksad oma selle ülevaatuse eest ikkagi ja siis sa tagasi tulles, kui sa oled vead likvideerinud, siis sa pead vähem maksma. Et ta on natuke kallim, et ta ei võrdu päris nagu nii, et siis tagasi tulles saad tasuta. Paar eurot on see kordus. Ma ei tea, 15 ei ole või? Vahet ei ole, ühesõnaga 5 või 3 või midagi sellist. Et ma teen see ära, siis ma saan ju teada, kas mul on nüüd see lootust või on selle auto järgmine sõit Romulasse. Ma läksin ülevaatusele. Järgmisel päeval broneerisin oma aja kuskile ja ma sain läbi puhtalt. See auto viid sisse, öeldi mulle, et üks rooliotsa kate on kulunud, et see tuleks ära vahetada millalgi ja siis summuti sukk natuke lekib. Aga heitkaasid korras, kõik pidurid, kõik asjad, kuna see auto on ka ilus, selles mõttes ta ei ole muidugi tal on roostet, aga ta ei ole mingi selles mõttes fann. Mul oli seest just tehtud paar nädalat tagasi korralik puhastus, et ta nägi nagu hästi korralik välja. Ja oligi kõik puhas ülevaatus. Ja ma olin nii valmis selleks, et nagu Romulasse sõita. Aga ilmselt ongi, seal on tegelikult hästi suur vahe, et kas su auto on nii-öelda tehnilises mõttes turvaline. Ehk et kas ta pidurdab, kas ta ei saasta, kas tal kõik tuled põlevad, kas kõik asjad toimivad. Ja see, et mingitel kiirustel või nagu aeglaselt sõites kuskil kolin käigukastis või on tal mingi ajuhäda, sest ta ei taha väga kiiresti sõita ja natuke puterdab ja et see ei ole ülevaatuse asi ja ma olin väga rõõmus selle üle ja nüüd on mul vähemalt aastaks veel see Golf, et mõelda, mis taga siis teha. Rääkides sellest, siis mul ka üks tuttav käis Golfiga just ülevaatusel ja ülevaatuselt koju sõites jäi siis tee peenrale seisma, sest auto enam edasi liikunud, aga siis lendas ka genekas, sest seda ju ülevaatus ei vaata. Või isegi kui vaatab, kas seal on seda näha, see on teine asi, kus need rullikud ja asjad sul jooksavad, ei tea. Kuigi mul on nagu selline sportlikus mõttes, et ma ühes kohas sellega kunagi käisin ja selle ei osatud täpselt nagu öelda, et mis kolin see on. Et me läksime alguses selle jutuga, et miski käib kuskil nagu vastu. Ma ei tea, mingi plekk on lahti. Aga selgus, et ei, kõik nagu tundub timm, aga koliseb. Ja siis vist jõuti selleni, et seal võib midagi hooratta ja käigukasti juures olla. Ja see on juba selline kallim probleem, millega ma võib-olla tegelen või lasen vähemalt nii-öelda defekteerida ja vaadata, mis see maksab. Sest et ma avastasin, et sellega on jube mõnus linnaauto. Et ma pikki maanteesõite teen oma selle suure Volvoga, aga linnas ma nagu eelistan alati seda Golfi. Ja teine juhtum oli ka sellest nädalavahetusest, mis võib-olla uuematel autodel juba on. Ja ma väga tihti Haagist ei vea, aga nüüd vedasin oma 2006 aasta autoga. Ja see kärukonks talle just pandud, haakekonks kasutatuna. Ja ma sõitsin ja mingi hetk, ma jõudsin Tartusse ja ma avastasin, et asju Haagist tassides, mis see ripub? Selgus, et mingil hetkel oli mul Haagise pistik tulnud auto küljest lahti ja mõnusasti ennast siis vastu maanteed puruks peksnud. Ehk et kui ette sul lihtsalt mingi juhe, ta lihtsalt ripub ja käib vastu asfalti, eks ju. Ja jama on see, et ma ei saa seda ju, auto ei ütle mulle, auto ütleb mulle, kui mul on pirn läbi. Ehk et auto saab aru, et tal on kuskil mingi ühendus nagu lõppenud, eks ju, aga katkend, annab mulle sellest teada.
aga Haagise pistiku puhul, ta ilmselt ei saa siis. Et tal ei ole seda tarkust, kuigi see kärukonks on talle kuidagi ikkagi, kui paigaldati, öeldi, et midagi pidi progema ka. Aga ma saan aru, et jah, et kuidas ta seda ikka teada saab, et kas siis tal peaks siis olema mingi lisaandur, mis annab, ma ei tea, sealt kärukonksu küljest, et kuule, et raskus on jätkuvalt konksu küljes, aga meil puudub millegipärast vooluühendus, et mine kontrolli, et kas on kõik korras. Ja seega ma siis vabandan kõikide kaasliiklete eest, et ma sõitsin mingi hetk selles mõttes pimedana. Et ma ei, te ei saanud aru, mida ma teen, sellepärast, et mina ei teadnud, et mul on Haagise pistik küljest ära tulnud ja katki läinud. Ja teine õppetund, et oleks ise õlinepp või natuke osavam, kiire oli ka. Tegelikult see Haagise pistik sõber just eelmisel päeval vahetas ühte, ütles, et ostis depost 3 euroga ja ühendas ära. Minul ei olnud ei võtmeid, polnud depot, polnud oskusi aega, mul oli paanika, sest mul oli väga kiire, läksin Tartusisse, guugeldasin lihtsalt kiirteenindus, ehk siis, kus sult võetakse kohe vahele. Ja maksin selle eest väga valusat 150 eurot. Nii et ise oleks natuke nupukam ja oleks olnud aega ja värgi ja kõike, siis kõik need skeemid on internetis olemas, mida kuhu ühendada ja kõik need värvid on pistiku sees ka. Oleks ilmselt hoidnud kokku vähemalt 100 eurot. Nii et väga valus õppetund. Aga point on jah selles, et ma tahaks et mu auto mulle ütleks, kui Haagise ühendus on kadunud. See on hea koht üle minna selles, et kui mõistlik üldse ise on autot remontida, et autolehest te uurisite seda asja nüüd natuke lähemalt, et kuidas siis on, et kõik skeemid, kõik asjad, kõik on internetis ülemas, roheline juhe läheb punase külge, punane läheb sinise külge, selle 3 euroga saab neid igasugu otsikuid ehituspoest või ükskõik kus mahata osta, tundub kõik ju väga lihtne ja ei pea seda 150 eurot maksma. No umbes nii on, meil lihtsalt tekkis küsimus, et kui ma nüüd tahaks hakata ise või keegi teine, et üks asi on muidugi YouTube, aga seal on ka alati, et eks ju, et kas see on vastav täpselt see mudel ja kas see YouTuber üldse õigesti teeb, et tekkis lihtsalt küsimus, kust ma saan teada, kuidas mingi asi õigesti korda teha, nagu mingi skeem, et see auto kasutusjuhend, mis seal kindalaekas on, et see seda kindlasti ei sisalda. Ja tegelikult on olemas täiesti remondimanuaalid. Küsisime erinevatelt nendelt igast esindustelt ja tulemus on see, et lihtsalt, kes on mõelnud, et tahaks ise midagi teha. Need on olemas. Lihtsalt nüüd oleneb automargist. Paljudel on see tasuline. Paljudel on see niimoodi, et sa ei saa täpselt sellist manuaali nagu esindus kasutab, sest esindusel on mingid oma standardid veel ja et on nii põhjalik, mida ilmselt kodukasutajalt, sul läheks pea halliks, kui sa peaksid lugema kõike seda ilmselt. Ma nüüd selle mõtlen ise välja, et millise 2 töö vahel sa peaksid vahetama neid kummikindaid või minema puhkama natuke silmi, aga on olemas. Osadel on siis tasulised, on olemas keskkonnad vastavad, kuhu sa siis logid sisse. Mõnel pead sa veel valima, et kui kauaks sa seda ligipääsu tahad, ilmselt sellest oleneb hind. Paljudel on need tasuta ja kõik see on võimalik. On olemas ka need kuulsad Heinzi, Chiltoni autodata sellised ka manuaalid. Vanasti oli need kõik paberil, sa saad minna nendest vanakraami poodidest ja eBayst, kui sul on vanem auto, kindlasti tellida omale ka selle paberversiooni. Siin Uku Tampere tegi selle, et uue kui kasutatuna, et alla 50 euro saad selle raamatu kätte ja seal on siis põhimõtteliselt ikkagi su autol. Alates sellest, et tahad mootori rihma vahetada, kuni siis mõned joonised on ikka siin kuni tihendi tasemeni kõik ilusti välja joonistatud. Mõtlesin, et see on meeletu töö, mis ära tehakse ju selle jaoks, et kas nüüd just väike grupp inimesi, aga tänapäeval aina väiksem grupp inimesi. Ilmselt sellepärast neid enam nii palju ei trükitagi. Siis on olemas portaalid, näiteks All Car Manuals, kust võib leida PDF-faile. Aga üldiselt ma lugesin selle läbi ja mul nagu otseselt entusiasm ei tõusnud.
selles osas, räägime sellest, et kõik tööriistad tuleb osta, aga seal on ka kirjeldatud, ongi siis, et millist tööriista peaks kasutama, sellepärast, et kui mingi töö jaoks, ma ei tea, kasutada isegi, see on natuke piltlik väljend, aga kui asendada tehases välja töötatud eri tööriist keskmise haamriga, ei pruugi tulemus vastata remondijuhendist kirjeldatule. Ehk siis, et sa võid väga lihtsa asjaga eksida, alates eks ju kõik need momentvõtmed ja kui kõvasti midagi keerata ja siis jõuame juba selleni, et vanal autol on kindlasti midagi kinni roostetanud ja siis sa oled juba hädas. Aga mulle meeldis see mõte, et kui ma kunagi tahaks hakata, siis need manuaalid on olemas, lihtsalt nende leidmine võib olla päris keeruline mitmete automarkide puhul. Et võib olla, ma ei taha öelda nüüd tahtlikult, aga natuke on nad ära peidetud. Esiteks selleks, et iga võib-olla ei tekiks liiga palju töökodasid või oleks kellelgi väga entusiasmi mingi margiga tegelema hakata. Ja teine on lihtsalt see, et autofirmade, seda ma ütlen nüüd oma töö raames, et nende autofirmade nii kodumaised müügile suunatud kodulehed, kui ka siis markide globaalsed igasugused pressifotode andmebaasid, pressiteadete andmebaasid, arhiivid, on kõik nii ligadi-logadi, et see on ikka hämmastav. Ja kui mõni enda oma korda teeb, siis see levib nüüd kulutulena, et see nüüd on lõpuks korras. Ja siis mõne aja pärast sa lähed jälle otsima ja sa ei leia mitte midagi, sest see on tõstetud kuskile mujale. Sest see ei ole nende jaoks prioriteetne, et see ei ole mingi asi, mida sul kogu aeg vaja läheb. Et sa oled pidanud kunagi niimoodi otsima midagi internetist, et kuidas ma nüüd selle korda teen. Kui ma otsisin ka neid käru haagise pistiku jooniseid, hästi kiirelt, et olin seal samas juba töökoja juures, et vaataks, et ma ei tea, otsid selle töömehelegi välja või väga palju erinevaid oli. Mul oli juba selle hetke, et oota, mul ei ole ju sihuke pistik. Ma tean, seal on see pinnide, kas on see paljude pinnidega või 7-ga, aga ka nende kujud, nende juhtmete paigud, see, kuidas need juhtmed lähevad. Juba see on ka selline, et oota, kas ma nüüd teen õigesti? Sest et valesti tehes, ma ei tea, eriti kui tegu on elektriga, mina kardaks kohe midagi läbi kärsatada. Ei, mina mingeid asju olen uurinud, aga üldiselt see kõik on sellise auto enda manuaali tasemel, et kui on tekkinud ikkagi mingi kahtlus, et mingi see tule sõna meelde läbi on põlenud see tuli? Mitte tuli, vaid see kaitse on läbi, et kaitseskeemid. Jah, et neid ma olen vaadanud ja teinekord need manuaalis endal nii halvasti on need kirjas ja siis sa vaatad seda asja, mis seal on, seda päris elu, siis on hoopis teistsugune. Siis mõtled, et okei, et kas see on mingi teise auto oma või mingi teise versiooni oma, mis see pilt seal manuaalis on. Ja siis ma olen pidanud neid otsima üle, sest ma ei saa lihtsalt sellest aru. Ja umbes sellisel tasemel olen, aga see on rohkem jäänud eelmiste autode rõõmuks õnneks. Aga muidu eriti mitte. Nii et otsige näiteks siin toon veel välja, et Heinzil ongi online teenus Autofix, mille sihtgrupp on isetegija. Ilmselt on seal ka mingid kulud kaasnevad, aga kui palju on võimalik kokku hoida, nagu minu näitel te just kuulsite, siis tõenäoliselt selle ostmine kindlasti tasub ära, et see neil on ka eraldi, paljudel on selliste asjad ligipääsud, mida müüakse siis juba autoteenindustele, kes tegelevad sama margiga. Nendest peab kindlasti rohkem maksma, seal on juba ka elektroonilised, sellist OBD, kõik need arvutiga seotud asjad. Aga miks ma selle auto ise tegemise ja varuosad just või selle teema siia ka sisse panin? Esiteks, minge vaadake, Autogeeniuse lehel on see lugu üleval, saate kasulikku infot. Aga teiseks oli üks uudis, mis meil oli, mille peale sa ei jõua elus kõige peale mõelda. Ja kuna ma ise varuosi kuskilt ei telli, pole ka olnud põhjust. Aga see skaala, ühesõnaga, Mercedese tolli ja politsei koostöös eelmisel aastal korraldati eri riikides 793 haarangut ja nende käigus avastati üle 1,5 miljoni võltsosa.
ja agregaadi, mis on ka süttimisohtlikest õlivfiltritest kuni arseeni sisaldavate piduriklotsideni, mis on ilmselgelt välja toodud siin kui kui ohtlik see on, te võite saada väga ohtliku asja. Ja suurtest veebipoodidest ja sotsiaalmeedia vahendusel müütatava kraamisaak oli 49% suurem kui aasta vanem. Uusim mood tundub olevat võltsida lausa terveid autosid, näiteks liba AMG. Nii et mul juba siin tõmbaks esimesena kohe nagu selja higiseks. Ja muidugi, kui ma tellin nagu suurest mingist varuosa poest, siis on see nende mure tagada, et kus nad selle ostavad. Aga kui see mastaap on selline, siis ma ei kujuta ette, et kas kõik need varuosa müüjad ka teavad. Mitte, et päeva lõpuks, kui suur see vahe on, et kui see on väga hea võltsing ja ta töötab ja ta ei ole arseeni täis, et mul siis tarbijana võib-olla ei ole nagu pikk vahet, kuigi tõenäoliselt kvaliteedi vahe on, aga lihtsalt see, et ma maksan nagu varuosa hinda, eeldusel, et see on siis täishind ja see on võltsingu, see on nagu eriti valus. Ja teistpidi, kui mingi asi on väga odav kuskil internetikeskkonnas, siis järjekordne oht, mida siis kontrollida, et see ei ole muidugi mingi uus asi, aga see lihtsalt need numbrid näitavad, et see on tohutult kasvav äri. Jutumärkides siis. Siin on ka vaata see asi tegelikult, et neid autovaruosasid, kõiki neid on niivõrd palju ja seal ongi see, et kas sa jõuad nagu kõiki neid kontrollida, kui sa neid ka kuskilt nagu edasimüüjana ostad, et kõiki, sest need on ju pikad ahelad tegelikult, mis seal edasi müüvad ja kus kohas sinna ahelasse võib nüüd sattuda mingid võltsitud AMG piduriklotsid sisse on ju, et see on, AMG ja see Mercedes võib-olla on natukene nagu selline ühtepidi hea ja teistpidi halb näide, sellepärast, et see on midagi, AMG klotsid, et see on midagi eliitset ja midagi natukene kõrgema riiuli asja. Aga kui sa nüüd lähed mingite väiksemate asja juurde, siis seal on nagu keerulisem. Pluss seal tulevad veel mängu kõik need asjad, et kus kohas on mingid nii-öelda kaubamärgiga kaitstud varuosad ja kus kohas on täiesti ametlikud, ma ei tea, B ja C varuosad, mis ongi, et neid velgesid sa võid ju teha ja velgedele võid öelda, et need on nüüd, ma ei tea, sobivad golfile, on ju. Et seal on see piir on ka vaata nagu väga õhuke, et kus kohas on need asjad, mis on põhimõtteliselt sellised, millel enam ei ole otsest kaubamärgi kaitset ja mis on sellised universaalsed jupid. No vaat see, need ma arvan, näiteks klaasipuhastajad. Jaa, aga ma arvan, et need siia alla ei lähe. Need ei ole ikkagi võlts. Ma arvan, võlts on see, kui neil puudub igasugused märgised, see-ed, et nad ei ole, sest et neid velgi, järelturu velgi sa võid ju toota, et see ei ole nagu võlts. Ma arvan, et need märgised on seal, ma arvan, nendel võltsitul asjadel on nii C-ed peal, seal on peal AMG-d ja seal on kõik need õiged märgid peal, ma kahtlustan. Et 2025. aasta nagu, see on siis nüüd tehisaru poolt öeldud mulle nagu hinnanguline, turu suurus on $45 miljardit on nende võltsitud varuosade puhul. Ja eks seal on ka vahe, eks ju, et kui te nüüd ostate, et kui te tellite omale, tahate, ma ei tea, oma autole panna või läks katki näiteks iluvõre, see nüüd vaevalt ohtlik varuosa on, see lihtsalt tõenäoliselt sul kas hakkab painduma või ta istu hästi paigas või tal hakkab kroom või see värv kooruma. Et seal on selline, lihtsalt, et loll osta võltsitud asja. Aga jah, kui on mingid juba ikkagi detailid, millest oleneb sinu ja teiste turvalisus, alates, ma ei tea, tuledest, et kas see tuli sul nagu põleb ka öösel või valgustab kuni siis mingite asjadeni, mis võivad puhtalt puruks minna, sest nad ei ole läbinud vastavaid erinevaid teste. Nii et palju õnne ise varuosi ostjatele, et püüdkes kuidagi kontrollida, ma ei tea. Kuidas, saame ka öelda, aga võib-olla ärge päris mustalt turult nagu hästi odavaid asju ostke, sest et küsige endalt, miks nad on hästi odavad. Nii et ise autoremontimine on üks keeruline lugu, aga siiski, nagu ei ütleks ka, et ärge seda tehke ja viige kõik oma raha esindusse. Seda ka mitte. Lihtsalt tehke ettevaatlik. Nii, mis siin maailma uudistes,
üldiselt üks oluline uudis tuleb siis Ameerikast, mis ei ole nüüd, ütleme, viimase nädala uudis, millest kirjutas meil Autogeeniuses ja Autolehes sellise kolumni Anvar Samast. Et kõik, mis seal USAs nüüd selle viimase poole aastaga on toimunud, siis üks suur osa sellest on see Big Beautiful Bill, mille üks Ameerika valitseja surus läbi. See on 870 lehekülge, mitte keegi ei tea, mis seal kirjas on, sest mitte keegi ei ole seda kunagi viitsinud lugeda. Ma mõtlen siis selle inimese valijatest. Seal on lubatud, tuuakse välja ainult, kuidas ongi Big Beautiful, et kõik läheb väga hästi. Aga näiteks see on üks asi, mis autotööstust väga puudutab, et see seadus nullib ära 75. aastal naftakriisi harjal kehtestatud nõude, kütuse tarbimise piirmäära nõuded. Ehk siis, kui me tänapäeval räägime CO2-st, mis on nagu hästi siin Euroopas ja et neid tasemeid allapoole tuua, siis see puudutab toona siis kütuse tarbimist. Ja juba siis oli see, et oli piirang küll gallonites, aga teisendatuna 13 liitrit 100 kohta. Ja kui seda siis aega mööda tõsteti, Obama ajal oli see 4,3 liitrit 100 kilomeetri kohta ja üle selle pidi trahvi maksma. Ja nüüd see kaotati ära. Ehk et selles ka siin Anvar Samast nagu järeldab või ütleb, ma ei tea, kas see fakt on, aga ilmselt mingi tõsi on taga, et on saanud algusega see ameeriklaste pikapikultus ja lembus. Sest need truckidele või neile kehtisid leebemad normid. Mis tähendab seda, et need võisid olla natuke võimsamad ja neid ei kohitsetud ära, sest me teame ju 70-ndatel tulidki need veidrad Ameerika autod, mille mootor on üle 5 liitri ja toodavad 103 kilovatti näiteks võimsust, et mingi täiesti jabur selline lahendus. Ja nüüd need kaotatakse ära ja üldiselt me näeme praegult järjest tulevad uudised, mis seda näitab, millist poliitikat Ameerika hetkel ajab. Dodge toob tagasi Hellcati, Dodge Durango kuulutati uuesti, saab omale selle võimsa hemimootori. Mercedes oma elektriautosid Ameerikasse nüüd mõnda aega üldse ei viigi. See kuidagi vaikselt imbus välja, sest et ega nendega väga hästi siin ka ei ole õnnestunud Euroopa poolel, aga nüüd puudub nagu igasugune mõte, sest ei ole ka elektriauto toetusi ja ameeriklased saavad tagasi oma suured hemid ja asjad. Tariifid ka muidugi peale selle. Tariifid ka. Aga jah, et sellega on natuke nagu see on jälle selline asi, mis on tohutu vähikäik. Et ma saan aru, et see on selle lõputu rohehulluse nagu et ei olda võimelist. Pendel käib ühe poolt teisele poole. Just, et ei olda võimeline mingiks normaalseks keskteeks, vaid et kui juba, siis paneme nagu ikka täiesti teise sellesse. Kuigi ma kuulasin siin oma lemmikpodcastidest, kus siis tegelikult toodi ju välja, et see sama toonane kütusekulu piirangud ja asjad tõid kaasa väga olulisi innovatsioone. Näiteks turbomootorid oli üks sellest, mis et see aitas sul, sa saad võimsust juurde, aga sul puudub ühesõnaga see kulud, kütuse kulu pigem võis isegi langeda ja ühesõnaga järjest ja järjest. Et kui sa praegult kaotad kõik piirangud ära, et siis puudubki autotootjatel, sest autofirma ükskõik, mida nad oma pressiteatetes räägivad, kui rohelised nad on, kuidas nad juhinduvad keskkonna, kõigest sellest, eks ju. Aga sellel on olnud ka nad teenivad raha, nende eesmärk on raha teenida. Ja mida sa siis aga vaata, seal on olnud ka teistmoodi on neid asju tegelikult olnud, et kas või näiteks, et kuskil on see läinud ka natukene üle piiri, et kui me vaatame kas või seda start-stop süsteemi, siis see on teistpidi tagasilöök ja toonud jälle mootori vastupidavuses, et sellel kõigel on erinevad sellised tasakaalupunkt on alati hästi keeruline leida.
jah, ühesõnaga tegelikult oli Anvar Samosti kolumni mõte oli pigem see, et Saksa autotööstus sai nagu järjekordse litaka, et siin alates Dieselgate'ist ja nüüd sellest, et kõik pidid suure hirmuga ja liigse entusiasmiga tormasid elektriautosid arendama, pani neile järjekordse põõna, nüüd tollid ja nüüd siis ka see, et Ameerika autotööstusel on Trumpi valitsuse all palju lihtsam töötada, sest neid ei seo varsti enam ükski piirang. Nad võivad teha, mis tahavad. Et see on nagu, pluss siis veel Hiina ja see tähendab seda, et nüüd ongi, et kas Euroopa autotööstus suudab, kas Euroopa Liit näeb, et siin peab ikkagi selles mõttes sekkuma, et midagi lõdvendama, midagi muutma või on Euroopa ja ennekõike Saksamaa autotööstus päris korralikus jamas. Ma võin öelda, et nad muudavad. See on kindel. Küsimus on andnud, et kui palju. Kuule, aga... Ja küsimus on selles, kui kiiresti, sest vaadates, Ameerika ainuvalitseja suudab teha kõike loetud kuudega ja ongi tehtud, eks ju, versus Euroopa Liit. Nii, ma tahtsin öelda, et räägin parem millestki nüüd lõpusamast, et räägi sellest enda bussist, mida ka mina nägin kõrvalt. Jaa, õige. Ühesõnaga, ma sain siis lõpuks testida Volkswagen California Oceanit, ehk siis see on sellele uuele Volkswagen Multivani põhjale ehitatud reisi- ja seiklusbuss, et kui eelmine California baseerus sellel Transporter 6, ehk siis pigem tarbesõiduki platvormil, siis uus Multivan on sisuliselt, võib öelda, et samal platvormil, mis Golf, ja nüüd siis on ka see California samal platvormil. Ocean, ma ei hakka kõiki neid versioone ette lugema, aga California Ocean on selle mudelivaliku kõige kõrgemal tasemel, ehk siis seal on kõige rohkem neid matkavidinaid juba sees. Selle tõttu on ta küll vaid 4-kohaline, sest et seal sees on ka väike kööginurk, siis saab seal alla tekitada ühe voodi, on igasuguseid kappe, on lisaühendusi, sa saad nii-öelda maalt lisaenergiat võtta, kui sa kuskil kämperipargis oled, karavanipargis. Katusel on muidugi see üleskäiv telk ja need juhi ja kõrvalistuja istmed pöörduvad, eks ju, sa saad keerata näoga siis sinna reisijate ruumi poole. Küljes oli markiis, mille me Martiniga kerisime lahti ja siis vaatasime, et kuidas ta küll niimoodi, ehk siis varjualune, et kuidagi madalale vajub ja kas ta tõesti siis peab vastu ja üks tunnik istusime seal varjualuse all ja siis saime aru, et natuke uurisime, ma nägin ühte juhendavat silti, et sealt esiservast tegelikult käisid ikkagi välja ka tugijalad, aga nad olid siin nii geniaalselt ära peidetud, et me pidime ikkagi natuke nukralt vaatama kogu seda katuse lahendust ja isegi mõtlema, et see on küll veidralt välja mõeldud. Aga õnneks leidsime üles need jalad. See auto, ühesõnaga, ma kirjutasin sellest ka autolehte loo, mis küll ilmub mõne aja pärast, aga olgu, teeme siin autotunni kuulajatele ka väikse preemia, et räägime mõnest asjast ennem. Siis ma panin selle kirjaks, et see ongi matkaauto kiirteedele. Et sellel on palju miinuseid ja tal on väga palju plusse. Võrreldes siis tavalise selle suure matkaautoga, mis on ehitatud nagu kaubikute põhjale, millega me kõik oleme harjunud, paljud on neid rentinud, mõned on endale ostnud. Esimene suur vahe on see, et kui need matkaautod orienteeruvalt, kui ma käisin, vaatasin erinevate matkaauto müüjat lehekülgi, maksavad selline 70 000. Sellest on juba väga korraliku. Loomulikult siis hakkad sinna juurde panema, siis iga lisandub sentimeeter ja siis on juba päris suured bussilikud, mis ilmselt küll enam B-kategooria alla ei lähe. Veel rohkem ruumi, need olid 100 000, 120. See Volkswagen California testiauto konkreetne maksis täpselt 100 000 eurot. Päris kallis. Võrreldes selle tavalise matkaautoga, kus sa saad sees ilusti ringi kõndida, sul on tuba, vannituba, eks ju, täismõõdus söögilaud. Ma tahtsingi rääkida nüüd ühest asjast. Volkswageni buss, kus on on gaasipliit sees ja WC-d ei ole, on ju. WC-d ei ole. Jumal tänatud selles mõttes, et tegelikult ma ei tea selle matkaautos, ma tean paljud, kes ei viitsi seda kasutada sellepärast, et sellega majandamine on nii tüütu lihtsalt, et see nädalavahetus pigem pead kinni ja käid metsa vahel või?
absoluutselt, aga ma see nädalavahetus elasin 4 päeva Haagis suvilas ja mul oli valida, kas Haagis suvila ja selle pärast puhastamine, mille detailidesse ma ei lasku, aga see on rõve, või need rohelised plastist välivetsud, mis on, vabandust, veel rõvedamad, nii et ma valisin 2 õudsast valikust selle, et ma käisin ikkagi oma Haagis suvilas ja pärast siis puhastasin seda kassetti. See on õudne. Aga ühesõnaga, selle California puhul on siis suur eelis on jällegi see, et esiteks, sisuliselt on ta nagu tavaline auto. Jah, ta on kõrgem, ta ei ole väikse linnamaasturi pikkusega, aga tegelikult, kuigi ta näeb välja buss, on ta täiesti mõistliku pikkusega, mis tähendab seda, et sa saad sellega peaaegu igale poole parkida, sa saad sellega parkimismajadesse minna, kui just ei ole väga madal kuskil Lõuna-Euroopa mingi pisike, seal on need parklad tihti, ikka sellised, et ongi mõeldud, sa lähedki sinna mingi väike autoga. Et ta on nagu palju praktilisem igas mõttes, mis puudutab sõitmist, reisimist ja liikumist. Et esiteks juba see, et kiirteel siin Eestis 120, mul on mitte mingi probleem ja Volkswagen saab sellest ise ka aru, sest näiteks kui seal on see pluss-miinus kiirushoidja märk, kui sa vajutad plussi, siis mingist kiirust alates ta lisas 10 kaupa. See on seda, et mingi hetk ma jõudsin kiirteele, panin tarjune klõpp, panem natuke juurde. Vaatasin, et kuhu sa lähed nüüd? Vaatasin, ma olin pannud kiirushoidikut, ta hakkas sihtima 180. Ma igaks ütlen, ma ei jõudnud selleni, aga seal on võimalik ka väiksema vahega panna. Ja tõesti, 120 peal mitte mingit tunnet, et ma sõidaks mingi nagu matkaautoga. See markiis asub juhi pool küljes. Jah, see tekitas natuke rohkem tuulevihinat. Aga muidu istub see buss teel, ta ei kõigu, tuul teda nii palju ei mõjuta. Et see on see, millega sa tõesti paned mööda autobaani lõikama ja muudku lähed. Ja sõidad enamustesse linnadesse sisse. Et see on see, mis annab talle selle praktilisuse, mida sa kaotad muidugi seal nendes elamistingimustes. Ja teiseks on see, et see on igapäeva auto. Ehk et ma olen sõitnud päris palju selle T6 Californiaga, sest mul sõbral on. Tema kasutab, see on peres teine auto, mis ei ole nagu selline, et kord nädalas võetakse välja, või seda kasutataksegi laste kooli viimiseks. Et sa ostad jah selle auto 100 000 eest versus eks ju matkaauto, ma ei tea, 70 000. Aga see on, sul on nagu 2 autot ühes, ehk siis igapäevane pereauto ja siis matkabuss. Et kui keegi otsib nagu põhjendust, et miks 100 000, kui ma saan selle teise nii palju odavamalt. Aga jah, muidugi ruumikus, et seal üles sinna katusetelki tuleb ronida niimoodi juhi istme pealt või siis seal toetada, ühesõnaga see vaja on natuke akrobaatikat, et see nõuab nagu füüsilist pingutust, aga võid alla ka voodi teha. Siis muidugi alla siseruumi ei jää. Sees olles, kui sa oled seal all ja üleval keegi ei maga, sa saad lükata selle salongi katuse või lae ülesse, samamoodi kui sul see katusetelk on lahti. Nii et sa saad seal bussis ka sees püsti olla, mis on väga nagu oluline, ma ei tea, vahetad ujumisriideid või midagi sa seal teed, et see on väga hea. Ma ütlen, igast asju oli, kindlasti ei ole see Volkswagen California Ocean selles mõttes seiklusauto, et teda saab küll nelikveolisena, aga siis sa pead ostma pistikhübriidi, mis on veel kallim. Prooviauto oli muuseas diiselmootor, 110 kilovatine, mitte see võimsam, vaid 110 kilovatti, mis ma ütlen jällegi, maanteel sõites täiesti piisav. Et mul ei olnud nagu sellist tunnet, et kuulge, et miks ma seda autot siin piinan. Aga muidugi, mul ei olnud palju asju kaasas, ma ei tea, mul ei olnud, sinna saab ka haagise taha panna, et võib-olla tõesti 4 inimesega minna matkama, kõik kola kaasas, midagi veel käru konksu küljes, et võib-olla ta siis hakkaks natuke hädaldama. Aga see 110 kilovatti diisel täiesti paras, aga ainult esiveoline. Tavaline bensiinimootor ka ainult esiveoline ja siis pistikhübriid on nelikveoline, aga selle baashind oli vist äkki mingi 10 000 veel kallim. Et eelmist seda T6 sai võimsa diiselmootori ja nelikveolisena. Ja teine asi, mis on mis teda
ei tee seiklusautoks, on see, et maanteel super. Kehvematel asfaltteedel või kurvilistel ka. Püsib kindlalt teel, sõidab nagu ei sõida nagu sõiduautost. Tühimass on 2,1 tonni, täismass isegi vist oli 2,8 või 3 lähedale. Aga niipea, kui sa jõuad kehvale kruusateele, et siis see vedrustus annab alla. Et põrutab, koliseb, sest tunned see mööbel seal autos, mingid mürtsud käivad, et mul oleks hästi kahju sellega sõita kehvadel teedel. Sellega seoses laud ja toolid olid ka kaasas, toolid olid väga kenasti tagaluugi sees, mäletan õigesti. Ja laud oli peidetud, taha on nii-öelda selle voodi juurde. Ühesõnaga, kavalalt ära peidetud asjad, aga jah, kruusatee peal, auklikul kruusateel väga kehv, et kindlasti pole selleks mõeldud. See eelmine T6 oli põhimõtteliselt samad mured, siis sellele autole, millega mina olen sõitnud, omanik vahetas vedrustuse välja natukene parema vastu, ütles, et veits aitab, aga ikkagi mitte ülemäära palju. Et ilmselt oleks, kas siis veel kangemad vedrud, midagi nagu, et kui tahta saada mugavamaks. Et tal tagaosaga natukene vedrusvahetusega tõusis kõrgemale, aga ta ütles, et see ei olnudki otseselt clearance'it juurde saada, vaid lihtsalt ka sellel uuel, et see tagaosa istub natuke koledalt liiga madalal, sest seal on nii palju raskust peal. Et järelturul kindlasti on lahendusi, mis teevad sellega kehval teel mugavamaks, aga ma arvan, et selle jaoks on, kui keegi tahab ikkagi minna kuskile loodusesse ja selliseks nii-öelda müttama, siis selleks on teistsugused matkaautod, 4x4 sprinterid, siuksed kõrged. Nii et jah, California on kiirteede matkaauto, millega minnagi siis Euroopasse, kaugeid, pikki vahemaid läbida niimoodi, et ma ei tea, kui sul mitu juhti, siis sa võid selle autoga järjest sõita nagu 1000 kilomeetreid ilma, et sa väga kannataksid. Või et ilma, et sa kannataksid kuidagi rohkem kui mingi sõiduauto või mugava linnamaasturiga. Mis seal siis veel? Mis sulle silma jäi? Sina istusime koos seal bussi kõrval ja rääkisime, et kas ma midagi olen ära unustanud. Minu meelest nagu kõik asjad nagu enam-vähem nagu said, ega seal see markiis oli põhiasi. Nii palju ma ütlen, et see siis, need Californiad algavad 60 000. Siis sul seal sees nagu on näiteks kuusiste kohta, aga seda mööblit ja mingit kööginurka pole ja küll see katuse telgi asi on. Selle kohta jällegi see omanik, kes on kasutanud nüüd oma bussi pea 5 aastat, ütles, et seda katuse telki tegelikult vist saab ka manuaalselt kruvitavana. Ja ta võib-olla täna isegi eelistaks seda, sellepärast, et see elektriline ikkagi, tal ikkagi aeg-ajalt on mingid asjad, et ta tõrgub, ka sellel Oceanil oli see, et ma nagu vajutasin seda telgi üles minemas nupp ja ma ei saanud aru, et miks ta ei lähe, 2 korda, 3 korda otseselt sulle midagi ei ütle ka, et kas mul on midagi ees, et nagu ikka elektroonikaga, et ta võib-olla selle võtaks isegi selle manuaalse, sest tihti sa seal ikka seda üles kerid. Ja nüüd oli salongis oli eraldi siukene ekraan, kus saad mingeid asju juhtida, lülitada teda camping mode'i, tal on lisaakud, mille peal saab seal, sul tuled põlevad, telefon laeb, soojendust saab panna, sellepärast et on olemas, eks ju, lisaküttekeha, aga jahutusega on ikkagi see jama, et kui sa ööbid kuskil palavas kohas, ma ei tea, Lõuna-Euroopas, mõnes Eesti suves, siis selleks, et sa oma seda elamist jahedaks saab, peaksid sa ikkagi auto käima panema. Mis mingil hetkel on okei, aga tegelikult terve öö sa ei taha lasta autol käia. Või kui keegi istub seal, ma ei tea, magab oma telgiga kõrval ja sina paned oma autot käima kogu aeg. Nii et, kas mere ääres sa sellega ei käinud, sest me olime kuskil niiskes õnnetu põllu peal sellega? Ei, ma mere ääres olen selle eelmisega, et sa mõtled, kas tuul või kuidas seal või? Ei, ma niisama mõtlesin, et kas tunne oli õige, nii-öelda Ocean tunne? Ja, selles mõttes Ocean nimi asjast. Ja ma ütlen, et ta on jällegi, mis ma selle loo kokkuvõttes tegin, ega ta ongi luksus ja elustiili toode. Et kui keegi nagu mõtleb, et kas sellis mingi Volkari bussi eest 100 000, aga kui sa oled oma elus juba jõudnud kohta, sul on vaja nagu osta eraldi auto selleks, et sa saaksid käia reisimas, et ei olnud,
ta on luksusauto, et kui sa seda ei taha, siis osta tavaline auto ja näiteks katusetelk ja kogu matkavarustuseks juurde. Noh, igasuguseid telke on, kuhu panna, me oleme ka sellest teinud loo, ma ei tea, saunatelgid, matkapliidid, noh, kõik asjad, et saad osta. Aga kui sa seda kõike ei viitsi teha, vaid sa tahad ühe nupuvajutusega oma selle, või siis 3 nupuvajutusega oma katusetelgi püsti panna, noh siis on sul see California. Et ühesõnaga, pigem positiivne mulje. Jah, seal on üksikuid puudusi, aga ma arvan, et see inimene, kes läheb sellist autot ostma, on oma kodutöö nagu nii põhjalikult ära teinud. Ja Volkswagen on ju neid selliseid matkaversioone oma bussidest arendanud ka juba aastaid. Et ka nemad iga järgmise põlvkonnaga teevad jälle midagi paremaks. Ja minul oli see 2 ööd seal väga mõnus ööbida. Mul endal ei tekkinud nagu kihku küll midagi sellist endale osta, aga teistpidi mul oli nagu väga hea meel, et sellised autod on olemas. Jah, mitmekülgne, praktiline. Nii, mul on nüüd järjekordselt see, kuna siin on olnud saadetele tulnud väike vahe sisse. See probleem, et kas ma eelmine kord ma lubasin rääkida Citroen C3 Aircrossist, kui me olime Alan Vahtiga. Ja mul on tunne, et ma ei jõudnud selleni. Et teeme siia lõppu, ma räägiks natuke C3 Aircrossist. Ja kes on mu juttu juba kuulnud, et ma jõudnud enne saate algust minna üle kuulama eelmist saate seda. Et on failis kirjas, aga peas on mul millegipärast mälestus, et ma ei rääkinud seda. Aga ega siin pikalt ei olegi. Lihtsalt Citroen C3 Aircross on üllatavalt mõistlik, üllatavalt praktiline. See on siis C3 Aircrossi muuseas saab ka 7-kohalisena. Kahjuks prooviautol seda ei olnud. Meil kolleeg Margus Pipar käis sellega kunagi välismaal tutvumas, siis ta nägi, et seal on 3 istmeri taga. Noh, nii väikses autos ilmselgelt on see ikkagi hädajuhus väikestele lastele ja pagasiruumi sinna siis pigem ei jää. Aga see näitab ära, et kui hästi on see auto ära pakitud. Et tegelikult võrdlemisi väikses sellises linnamaastur crossoveris 7 istekohta on nagu vau. Mis tähendabki seda, et tagaistmel ruumi täiesti mõistlikult. Pagasiruum ei ole maailma kõige suurem, mõnel konkurendil on suurem, aga seal põhjakõrgus on muudetav. Ja see kõik see auto on nii üdini mõistlik, mis teebki nende autode hindamise sageli keeruliseks, et sealt on kõik üleliigne selles mõttes eemaldatud, aga ta ei jätnud odavat muljet. Ehk et kui ma istun Dacia Joggerisse, mis on ka, ta on küll veidi odavam auto, aga seal on päris tihti kõige plastisemat plasti ja sa saad aru, miks ta on nii-öelda turu kõige soodsam 7-kohaline. Jogger on ka 7-kohaline, kuigi seal on siis pagasiruumi rohkem, siis C3-s on nad selle jube hästi suutnud ära varjata. Kas või juba see, et loomulikult proovisõidu auto oli jälle tippmudel, 2-toonilised ülevalt poolt heledad istmed, väga nutikas, sest et kui sa paned üleni heledad istmed, siis me teame, mis nendega juhtub. Ülevalt poolt heledad, juba see jättis hinnalise mulje, seal on kasutatud kangast, seal on kõik nagu, kõik on nagu niimoodi, et ma istun seal ja ma ei tunne, et see auto hakkab 18 900, aga loomulikult, kui sa muudku sinna paned asju juurde, siis selle konkreetse auto hind oli vist 27 000 eurot. Ja kui tahad elektrilisena seda, siis pane veel mingi 4000 juurde, aga ma arvan, et seal hinnaklassis see elektriline Eestis ei ole pigem teemaks. Oli tavaline hübriid, keskmine kütusekulu tuli 5,5 ja kui ma nüüd millegi kallal virisen, siis tegelikult sama asi, millega sai pihta see väiksem C3 Citroen. Ehk siis ekraaninduse mõttes on mindud minimalismi teed, ehk siis juhi ees on selline kitsas riipa peamise infoga ja kõige odavamal versioonil sa ei saa isegi seda keskekraani, mis asub käigukangi kohal, vaid sa saad panna sinna mobiiltelefoni, mis on mõttetu. See 2000 eurot ekraani eest on täiesti vajalik, sest oma telefoniga seal pidev mässamine, kogu see helisüsteemi juhtimine ja nii on nagu see ei ole seda kokkuhoidu väärt. Aga see ekraan on teistpidi ma ütleks, oleks võinud rohkem vaeva näha. Sellepärast, et
kõik nagu olulisemad funktsioonid, mis puudutavad juhi abisid ja kõike seda, on ikkagi ainult selle ees kitsas ekraanis, kus sa pead seal mingit nupuvajutusi liigseid tegema, mingi hetk läks põlema punane mutrivõti tuli, mis tõenäoliselt tähendas seda, et aknapesu vedelik on otsas, aga ta ei öelnud mulle seda. Ja see järgmisel käivitamisel oli see punane tuli kadunud sealt. Ehk et mis mul juhtus? Kuhu see peidetud on? Võib-olla see info on kuskil olemas, ma ei leidnud seda. Ja suurelt ekraanilt saad sa põhimõtteliselt heli ja midagi nipet-näpet sättida, aga jube aeglane, jube selline, et see tehnoloogia osa. Auto on ise väga mõnus, küllalt vaikne, mugav sõita, kõik. Aga see, mis puudutab ekraanindust, on kehvasti lahendatud, ehk siis üritatud minimalismi, aga mindud sellega nagu mõnes mõttes liiga kaugele. Et me teame, me räägime alati, et miks meil on vaja ekraane, kuhu menüü sügavustesse on peidetud mingid arvutimängud ja 42 000 erinevat LED-valgustit, aga kuskilt läheb mõistlik piir, kust seda kõike ka ära ei tohiks võtta, et mingid juhi abi ja autoseadeid ma tahaks ikkagi juhtida siis ilusti ekraanilt kiiresti. Ja siis mingid kotermannid. Esimene alati, ma tahtsin sellest kunagi teha eraldi teema, ma nüüd ei viitsi, saadet on palju ka. Kuidas ma seon oma telefoni ära Bluetoothiga, ütleb mulle ilusti seal autoekraanil, nii nüüd ütle oma telefonis, pane veel üks luba ja siis saame kasutada Android autot. Ja mida ilm on Android auto? Lähed ekraanil telefoni menüüs ja seal kõrval on see logo ilusti olemas, see on valge, ehk et on ühendatud, aga Android autoga ei ühenda. Ühesõnaga, see ilmu ja mul ei ole mitte midagi, ma ei saa teha. Ja tegin oma sõidu ära, tulin pärast tagasi, istusin autosse, panin auto käima, Android auto käis. Ühesõnaga, et nagu mingid jamad, mis on pidevalt Bluetoothidega, ja see ei ole asi minu telefonis. Absoluutselt ei ole, ma arvan, asi on äkki minus. Ja teine oli veider asi, et oli kuum ilm. Ja mingi hetk kliimaseade, ehk konditsioneer kuidagi hakkas, ta ei saanud hakkama. Et sul on ilusti pandud seal, et 24 kraadi hoia salongis, kõik puhub, tunned, eks ju. Mingi hetk jube palav hakkab. Paned käe sinna ette ja ta ei puhu nagu enam õige tugevusega. Sealt tuleb sooja õhku. Ja siis pead manuaalselt niimoodi panema seda ventilaatorit juurde, siis külma lisama, et kuule, okei, tavai, tee nüüd mulle siin mingi 20 sellepärast, et tükk aega nokerdasime sellega ja siis kuskil 10 minutit hiljem jälle ilusti hakkas konditsioneer tööle. Et mis teil juhtus, kas ta kuumenes üle, aga Eestis ei ole ju päris, see ei olnud mingi 40 kraadine ilm. See oli siuke, et temperatuuri andur näitas 27 õues, et mingid pisikesed glitchid, vimkad, mis puudutavad elektroonikat, aga muidu autona, kes tahab sellist mõistlikku autot ja kes kardab, et apis ja Citroen ja kõik asjad. Ma ei tea, 5 aastat oli garantii ja minu arust seal oli pikendatud, sa saad veel väikse summa eest kas ta pikendada, ehk sul on nagunii on garantii peal, ma ei tea, nagunii sa annad ta pärast ju liisingule tagasi, et sul ei ole vahet, et see autos ostad. Väga mõistlik auto. Hinda ütlesid sellel ka? Ütlesin jah, et konkreetselt see tippmudel ehk siis hübriid tippvarustuses oli 27 000. Okei, see on veitsa nagu hinna moodi. No just, ja see on nagu täismõõdus auto, selles mõttes jah, et sa mingi külmkappi võib-olla poest ära ei too. Aga kui sul on 2 last ja ma ei tea, vajadusel tahad 4 sõbraga minna kuskile, siis kindlasti sa ei pea ütlema, kuule, ma ei tea, võtame sinu auto, et mul ei mahu keegi sinna. Mahub, ilusti mahub ja kõik on olemas ja keegi ei pea kannatama seal. Nii et tore, selles mõttes on Citroen teeb oma asja, teeb hästi, et nad seal sellis soodsas hinnaklassis. Ta on nagu Daciast järgmine tase, et kui see Dacia tundub nagu, ma nagu nii vähe autot ka ei taha, et siis võid minna vaadata Citroen. Ja disain on ka paremaks läinud. Näeb millegipärast väga agressiivne välja, aga see eelmine, kus ta oli kõik oli hästi ümar ja kuidagi nagu paistes, et sellest on nad õnneks loobunud. Samas mina just 2 nädalat tagasi ühes Jokeris istusin ja vaatasin, et ei ole üldse nii vähe autot, kui ma arvasin tegelikult. Ma ütlen, et tänapäeva Daciad on palju paremad, kui nad olid 10 aastat tagasi, aga natukene sellist nagu Citroenis on kröömike rohkem, sest ega
tippversioon Dacia Joggerist hübriidmootoriga on muuseas 26 000. Et seal ei ole mingit sellist vahet enam. Lihtsalt ta hakkab nagu madalamalt ja on rohkem erinevaid valikuid sinu nagu eelistustele vastavalt sellel Joggeril. Aga kui sa lähed all in, siis maksad sa sellest tõenäoliselt sama palju kui selle Citroeni eest. Vot nii, ütlen lihtsalt, saadet planeerides Martiniga alati, ma ei tea, täna tuleb küll lühike saade, aga mis ta siis ikka? Ja palju meil on praegult? Ei oska me seda lühikest saadet teha, aga minge nüüd tagasi oma toimetuste juurde ja kuuleme järgmine nädal jälle. Ja järgmine nädal proovime teha lühemat saadet. Aitäh! Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule!